Eile oli eetris Maskislaulja 5. osa. Mõõtu võtsid Mürakaru, Rebane, Karvakoll, Diskodiiva, Pallimeri ning Sfinks. Fänne jagus saali palju. Kes oli täna kõige rohkem teie lemmikud selles saates? Rebane. Mürakaru. Ai, ma saan aru, et siin on kõik ülejäänud poisid on Mürakaru ja sina oled tiim Rebane. Miks sul siis see Rebane nii väga meeldis? Ma ei tea, ta nagu liigub hästi ja see nagu hea on vaadata. Ja miks see Mürakaru siis nii eriline on? Sest ta tantsib, talle meeldib kallistada ja tal on lahe kostüüm. Sama. On sinul ka mõni mõte? Mürakaru, see oli hea praegu. Mürakaru meeldis meile väga. Kas tema oskab arvata ka, kes seal all võiks olla? Ma olen detektiividega nõus, ma arvan, seal on Kristel Aaslaid. Ehk siis jääme põnevusega ootama, ma saan aru? Absoluutselt. Miks see Mürakaru sulle nii palju meeldis? Sest et ta on kõige armsam ja südamlikum neist. Üks suur kaisukaru, ma saan aru. Ja meile kaisukarud väga meeldivad. Sel korral pidid kurvastama ka Pallimere fännid. Kui palju pidi aga Seppo valetama, et mitte vahele jääda? Ma ei tea, kui vaikimine on ka valetamine ja vassimine, siis ilmselt on. Ja siis ma ilmselt pidin. Ma saan aru, et nad ikkagi, kui esimest saadet nägid, sa arvasid kohe ära? Ega nad ka viisakate inimestena ei hakka seda kohe nagu ütlema, aga siis mõned päevad ei pidanud vastu ja siis ühel hetkel läks mingi laviin lahti kuskilt mingi tammi tagant. Paisu tagant. Siin ei ole mingisugune... Ma ei tea, millest te räägite. Silmad häbi täis ja tuleb lihtsalt koju minna, ega siin muud ei aita. Jah, ma nagu olen ka nii pettunud, et ma tulin nagu nii enesekindlalt ja kuidagi julgelt lendasin peale, tundsin, et hoog on sees, et täna paneb pou nimed järjest ja siis selline fopaa nüüd meie poolt. Et... See oli piinlik lugu, aga selliseid piinlikke hetki tuleb siin kahjuks ette, nii et midagi ei ole teha. Mis sa, Kristjan, tavaliselt teed, kui sa nii-öelda pettud ja oled kurb? Ma lähen koju ja nutan ohjeldamatult. Me oleme väga sarnased, mul on täpselt sama tunnet, tahaks minna koju nutma. Ma arvasin, et nad mängivad millegipärast meelega sellist teadmatust. Äkki on mingisugune kohustus, et ei tohi nii lambist kohe lajatada, aga selgus, et ei olegi. Ja ma isegi usun neid. Pallimere kostüüm on kindlasti üks selle hooaja silmapaistvamaid. Selle valmimine nõudis palju aega ning vaeva. Mul on nii kahju, et ma ei mõõtnud seda nagu ära, sest tegelikult ma mõtlesin, et ma oleks võinud palle tegelikult ju kokku lugeda ja niimoodi, aga üks asi, mida ma saan mõõta, on see, et palju see kuramuse hunnik kaalub. Sest see on rets, ma mõtlesin, et pallid on hästi kerged ja selles mõttes, et see materjal, mis seal all on, et see ei ole ka nagu kohutavalt raske, aga lihtsalt kui seda asja on lihtsalt kõike nii palju, siis ta lihtsalt lõpuks läheb nagu, aga Seppo on proff. Milliste mõtetega lähevad detektiivid uude nädalasse? Kõikide lähedaste poole tuleb vaadata niimoodi kahtlustava pilguga. Isegi oma naist tuleb hakata kahtlustama, nii et ma ei kujuta enam ette, kuhu edasi. Et siin tundubki, et me nagu peaks jääma, eks ole, rumalasse olukorda, aga eks me, et kui tunned, et naerame nende nelja siin detektiivi üle, eks ole. Aga tegelikult küll me võtame ennast kokku ja me hakkame lõpuks ikkagi õiged nimesid ka ütlema ja küll lõpuks, et Teet Margna ka ikkagi tuleb kuskilt välja.